parim kombo ever. S-Burger, MacBook Pro. Bueno. Look in my eyes, tell me your tale, then you see the road, I'm out to my soul, and tell me the size whenever the smoke clear out of my face, and my picture perfect, do I look fried? All of that green and yellow that drip from your eyes is telling, tell you the demise, I'm with to my side. Uus ühe kliendi kook, mis me homme viime siis ja üks tehnikaettevõte, nii palju võime öelda, ma arvan. Kas sa tahad meile enne näidata? Unboxida. No põhimõtteliselt eile ma mainisin, ma ei tea nüüd kumba bloogi see tegelikult lõpuks läheb, aga ma eile mainisin, et ma ostsin uue MacBooki endale, mis uue, no esimese. See on hetkel mu vana arvuti, mingi vana juust Dell, mis mul on olnud juba mitu aastat. Ja noh, ta on nagu läheb nii kuumaks, et põhimõtteliselt kui ma siin neid nuppe vajutan, siis mul nagu näpud hakkavad kõrvetama vahepeal, siis kui ta protsessib mitut erinevat asja. Ja see on mu esimene MacBook, kui 16-aastane, 15-aastane Simo seda näeks, ma arvan, siis ta ütleks, et mida fuck, et kas ma olengi rikas. Ma ei taha seda unboxingut videota sellepärast, et ma flexida kuidagi tahaks, aga ma pigem võtan seda nagu investeeringut iseendasse ja töösse, et teha veel rohkem ja teha veel paremini. Ja see on nagu üks põhjus, miks ma sellega ostsin, et lihtsalt saaks liikuda kiiremini edasi. Peamine töö on ikkagi meil arvutist ja siis selles mõttes on, ma arvan, ta väga tähtis asi. Ma tahtsin juhtada mustana, nii et alguses mõtlesin, kas ma võtan tavalise M3 kiibiga, siis rääkisin Euronixi mehega ja siis olin nagu, et jaa, noh, see teine on võimsam, tohi võtame selle. Ja siis sai otsustatud nii. Ohoo, teeb mussi ka veits. Igatahes, jah, ma nüüd vaikselt unboxin seda ja üritan selle seadistada ja siis ma pean hakkama neid YouTube'i tutorialid vaatama, et kuidas seda kasutada, sest mul pole näimegi, mul on terve elu Windowsi peal on. Aga davai, hea tööd. Ma usun üsna palju sellisest teemasse nagu Law of Attraction ja manifestimine ja kõik see. Ma olen sellest üsna palju laskunud alates mingi 2019 aastast ja süke hea raamat, mida ma kõigile soovitan, on The Secret, saladus, Rhonda Byrne. Lõunapausi aeg 12:30 kell. Ja siin on üks side hustle. 30 ninapakid esimest korda Eestis. Need on päris kõvasti. Väga palju tellimusi? 800. Tagasihoidlikult 800. 800 tellimust tänase päevaga, õhtuga. Sooviks töökohta hingavavad ninaplastrite kuller. Mis kolm on? See kohustus on 6. Tulin just sealt filmimiselt jälle, aga ma kuulen viimasel ajal, lihtsalt mõtlesin, et jagan teiega ka, et ma kuulen viimasel ajal ühte Andrew Hubermani podcasti kuulasin ja seal üks mees rääkis sellest, et kuidas mingid asjad siin elus ei muutu ja miks ma usun seda ka, et nagu stress näiteks, stress on lihtsalt muskel, mida sa põhimõtteliselt kasvatad kogu aeg. Mida rohkem stressi sa saad taluda, seda rohkem on su see miinimumbarjäär läheb aina kõrgemale, ehk siis aina rohkem stressi sa suudad taluda, aina rohkem sa suudad erinevat koormust ja pingeid enda peale võtta ja niimoodi sa saad suuremaid asju enda elus teha. Ja teatud asjad elus ei muutu ongi see, et nagu kui ma mõtlen iseennast võib-olla mingi 6 aastat tagasi, see, ma ei tea, kõlada kuidagi egoistlikult, aga nagu, et milline hüpe, milline samm on tehtud, siis seda võrrelda nagu sellega, mis võib-olla 6 aasta pärast on, siis mingid probleemid ja mingid asjad on ikkagi samad. See on sama asi, nagu öeldakse, et raha eemaldab ainult rahaprobleemid ja siis jäävad sul kõik teised probleemid, mida sa pead lahendama. Ehk siis nagu elus on alati mingid asjad, mis ei ole hästi, mingid asjad, mis on natuke paigast ära ja sa pead lihtsalt nendega toime tulema. Ja mingid asjad paratamatult lihtsalt ei muutu. Käisime, tegin väikse hommikujooksu ja nüüd selline mõnus hommikusöök.
tuleb ennast tervislikult ja hästi tankida, et siis jõuaks teha ka midagi. Mõnus neljapäevane pärastlõuna siin Pärnus ja tulin väiksele rattatiirule, et veits pead puhata ja kuna Pärnus on nii palju mõnusam ratas sõita ja on võimalusi rohkem kui Tallinnas hetkel, siis pole endale uut ratast muretsenud, nii et siin on kõvasti mõnusam ja saab nautida. Paremas kõrvas on Andrew Hubermani podcast käib ja selles mõttes on ikka mega mõnus aeg, mil saad nagu lihtsalt kuulata midagi, mõelda omi mõtteid või augustikuu paremaid asju on see, kui inimesed jätavad kastidega õunad tee äärde ja siis sa saad lihtsalt võtta ja käia, sest et muidu ta sul mädaneb lihtsalt aias ära ja on kole, ma saan aru. Ja selles mõttes on ka fun viis, kuidas enda kas siis nagu kogukonnale või vallale või kuhugi, kus iganes sa elad, siis mõnes mõttes ka tagasi anda või kellelegi jagada, kellel ei ole õunapuid. Et selles mõttes on väga fun ja väga nice. Tõmbasin enda vintage outfiti selga ja nüüd lähme jooksma. Fisher taga selja peal ja väga. Hakkasin juba sööma küll, aga siin on siis mõnus juhtusöök. Jällegi, mitte minu tehtud, ma luban. Käisime Katriiniga jooksmas ja siis ma ütlesin Katriinile, et ta oli mingi full jooksu outfitis ja siis ma hommikul tõmbasin enda vana Fisheri kolhoosi vesti selga ja siis ütlesin, et ma olen nagu see mingi rätset pohmas vend, kes on mingi 20. tuli eile peolt ja siis sai veel mingi molli ka, et tõmbas ninaplastri ka peale ja siis ajas mind jooksma. Et umbes siuke seis. Aga peab hommik ja mõnus jooks on tehtud ja nüüd tõmbame korraliku hommikusöögi. Oleme täna jõudnud siia deposse ja ma leidsin endale äripinnale ilusa tooli. Vaata. See uute kontorisse sobiks küll päris hästi. Jalad on nagu ronksus, aga saab mana. See on hea, jah? Anna vlogile update. Kiire päev. Kus me lähme? Lähme uut äripinda vaatama korra. Ja vaatame, mis tundub. Ja ma korra rääkisin läbi ja selles mõttes, kui sulle sobiks, siis täna kella 6:30-7 paiku võiks tulla küll. Ja, okei. No, super. Ma usun, et väga kindla vastusega võime öelda, et me tahaksime selle auto ära võtta. Okei, selge. Suur aitäh sulle igatahes. Ja siis suhtleme. Noh. Olemas või? Olemas. Simo siin muretses, et tal pole rattariideid. Kõige veidram asi ever minna rattatrenni niimoodi, et sa terve elu harjunud, et sa käid rattatrennis ainult siis, kui sul on rattakingad ja vähemalt rattapüksid. Ja sa oled siin nagu, tunned ennast nagu nii omasti lihtsalt. Võõra rattaga ja nagu jooksutasudega. Väga mõnus. Huvitav on see ettevõte, nagu mingi Eestis edasi müüa ka Soomes tehtud. Ja et linnadele ja valdadele niimoodi nagu enda jala ukse vahele saanud, see on huvitav selles mõttes. Aga positiivne. Sellised jõulinnakud igal pool.
wish that no, I turn off the radio. So won't you pick up? Laupäev täna ma ausalt öeldes räigelt ootasin, et saaks nagu korra stepsli välja tõmmata, midagi muud teha. Hommikul sai nagu kuidagi lõpuks välja magada, ikkagi ärkasime nagu üsna vara pigem. Ja selles mõttes nagu jah, sai Viimsi pool käidud, rattatrenni jäits ja siis niisama õhtusööki nauditud. Pühapäev, aga oli 8:30 äratus. Mis toimub? Käisime autot vaatamas tegelikult. Mis on päris äge, aga minu jaoks siis natuke too much. Ei taha nii flashi alla. No kus lõikasid taime maha või? Lille puruks? Ei, ma üritan neid